Eelmises loengus rääkisime sellest, kuidas arvutada mitme jadamisi või paralleelselt ühendatud kondensaatori kogumahtuvust. Selles loengus räägime pingete jagunemisest kondensaatorite jadaühendusel. Tuletame meelde, kuidas toimib kahe takistiga pingejagaja. Kui takistid on võrdsete takistustega, siis pinge kahe takisti vahel on täpselt pool kahele takistile rakendatud pingest. Küsimus on, et kas kondensaatorite korral käib samamoodi. Kondensaatorile ei tohi rakendada suuremat pinget kui nimipinge. Vastasel juhul võib kondensaator väga ruttu tuksi minna, kuni plahvatuseni välja. Kuidas toimida, kui ei ole käepärast kõrgema nominaalpingega kondensaatoreid? Kas võib selle asemele panna kaks jadamisi ühendatud madalama nominaalpingega elektrolüütkondensaatorit? Kas nii jääb kummalegi kondensaatorile ainult pool kogu pingest? Aga mis juhtub, kui kondensaatorid ei ole võrdsete mahtuvustega? Teeme niisuguse eksperimendi. Siin on kaks ühesugust 1000 mikrofaradist elektrolüütkondensaatorit. Kummagi kondensaatori otste vahel mõõdame pinget. Kui pinge sisse lülitada, siis laaduvad kondensaatorid välkkiirelt täis. Peaaegu, aga mitte päris võrdsete pingeteni. Kondensaatoritele on küll mõlemile peale kirjutatud 1000 mikrofaradit, aga tegelik mahtuvus võib sellest erineda tolerantsi piires, -20% kuni +100%. Pinged on natuke erinevad sellepärast, et mahtuvused ei ole täpselt võrdsed. Nüüd erinevad mahtuvused umbes 2 korda. Ka täislaetud kondensaatorite pinged erinevad 2 korda. Väiksema mahtuvusega kondensaatoril on suurem pinge. Lühistan ja laadin uuesti. Ikka sama tulemus. Väiksema mahtuvusega kondensaatori pinge on 6 volti ja suurema mahtuvusega kondensaatori pinge on 3 volti. Kui kondensaatorite mahtuvused erinevad umbes 10 korda, siis ka täislaaditud kondensaatorite pinged erinevad umbes 10 korda. Ikka on väiksema mahtuvusega kondensaatori pinge suurem. Nagu näha, ei jagune pinged kondensaatorite vahel sugugi võrdselt. Kui on tõesti vaja pinge jagada mitme elektrolüütkondensaatori vahel, siis soovitatakse kondensaatoritega paralleelselt panna takistitega pingejagaja. Takistuste väärtuste arvutamiseks on mitmeid valemeid, kõige lihtsam neist on niisugune. Takistide takistus megaoomides võrdub 10 jagatud mahtuvusega mikrofaradites. Näiteks kui mahtuvused on 470 mikrofaradit, siis takistused on umbes 0,02 megaoomi. 22 kiloomised takistid sobivad küll. Vaatame nüüd võrdsete mahtuvustega kondensaatoreid, millele on takistid juurde ühendatud. Kondensaatorid laaduvad paugu pealt võrdsete pingeteni ja tühjenevad samuti väga võrdselt.
Kui mahtuvused on erinevad, siis esimesel hetkel laaduvad kondensaatorid ikka oma erinevate pingeteni. Sellele järgneb aeglane pingete ühtlustumine, mis võib kesta isegi minuteid. Lõpuks saavad pinged ikkagi võrdseks. Seda, kas kondensaator peab nii kaua üle pingele vastu, ei julge keegi lubada. Kokkuvõttes võib öelda, et pingejagaja toimib kondensaatorite jadaühenduse korral ainult juhul, kui kondensaatorite mahtuvused on võrdsed. Kui mahtuvused erinevad natuke, võib kondensaatoritega paralleelselt ühendada sobiva takistusega takistid. Kui mahtuvused on täpselt võrdsed, siis on takistid ülearused. Kui mahtuvused erinevad palju, siis ei aita ka takistid.